Õpetajad on taas kogunenud Toompeale, et nõuda suuremat töötasu ning tuletada meelde, et haridus peaks olema riiklik prioriteet. Õpetajad kurdavad, et suur osa nende tööst on nii-öelda nähtamatu, selline, mille eest nad palka ei saa. Kooli isegi lapsevanema ootus, et õpetaja on nagu 24/7 valves, tegelikult ju ei ole, et õpetaja tööpäev peaks ka lõppema ikkagi kell 5. Et sellist pärast kella 5 tegemisi on nagu küllaga, et me kõik töötame peale kella 5, ma arvan 3 tundi kindlasti. Loodusainete õpetajad, kirjanduse, matemaatika õpetajad, nad ju parandavad tohutu hulga suuri kontrolltöid tervete klasside kohta. See ei võta aega 2 tundi, see võtab aega ühe klassi puhul 7 tundi ja kust see aeg siis tuleb? See on tasustamatu töö kõik. Meeleavaldusel õpetajaid kuulates Eestit hoides nõutakse, et poliitikud ei unustaks, et haridusest sõltub, milliseks kasvab meie järgne põlvkond. Noored üldjuhul on küll teises võib-olla infoväljas, aga paratamatult igasugune selline signaal jõuab ka noortele näitamaks suhtumist. Vot seesama, et kui me teeme nii, nagu meie soovime, siis noor inimene mõtleb, et aga okei, ma võin kuhugi mujale ka minna. Et mind oodatakse kuskil mujal, mitte siin. Ja noor otsustab jalgadega ära minna. Pedagoogide sõnul arvatakse, et on normaalne lasta õpetajatel tasustamata ületunde teha, sest see on ju alati nii olnud ja õpetaja teeb ju nii-öelda missioonitundes tööd. Tegelikult on see nii kurb, minu kogu tööaeg hakkas pihta 20. augustist 1991, see oli mu esimene tööpäev Jüri gümnaasiumis. Ja olles kuuldes, iga kord räägitakse valimisel, et haridus on prioriteet, haridus tuleb hinnata, aga arvatakse, et õpetaja teeb oma tööd missioonitundest. Ma ei saa minna poodi ja ütelda, mul on siin 2 missioonitunnet, palun mulle päts leiba. Eriti kehva on olukord klassiõpetajatel, kelle töö on tihti tasustamata. Klassijuhataja ei ole, aga suur osa klassijuhataja tööst oli selline, mida tegelikult tuli teha väljaspool tööaega. Kas sellel on seos sellega, miks ta enam klassijuhataja ei ole? Mu klass lõpetas, ma olin 5 aastat klassijuhataja, nad lõpetasid, aga enam ma klassi tõesti võtta ei taha. Ja just sel põhjusel? Tegelikult küll, jah. Klassijuhataja töö on väga alatasustatud, see on nii nagu lapsevanema töö, aga lapsi on 38 näiteks klassis ja seal ei olegi üleüldse ühtegi ööd võib-olla päris ilma vabalt olekuta ja seda ei tasustata peaaegu üldse. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri rõhutab, et haritud ja väärtuspõhine elanikkond on ka riigikaitse alus, sest haritud noor ei lähe kaasa väärinfo ega hirmu õhutamisega. Kui meil ikkagi noored ei ole või ühiskond ei ole haritud, ehk siis saavad siin vale narratiivid, vale info levida, valed nii-öelda käsitlused, pluss siis see, et kui me, see on tegelikult väga selge julgeoleku oht, et nii-öelda meie mitte sõpradel ehk vaenlastel tegelikult on väga lihtne siis ka manipuleerida meie ühiskonnaga, kui inimesed ei ole haritud.